Nii, tere pealelõunast kõigile ka minu poolt, kõigile vapratele, kes on siis veel viimase sessioonini vastu pidanud ja kuulavad. Tegelikult saan teist täiesti aru, sest et teema on väga intrigeeriv ja põnev. Ehk siis räägime sellest, millist tuge saab alustav ettevõtte suurettevõttega koostööst. Seesama koostöö teema on minu töölaual Tehnopolis innovatsioonijuhina igapäevaselt. Ja hästi hea meel on näha, et kummagi osapoole poolt selle koostöö vastu huvi ja selle koostöö vastu huvi järjest kasvab. Küll aga nendest koostöö võimalustest võib-olla teatakse natukene vähem. Ja proovikski seda viga täna natukene parandada, siia teemasse natuke sisse vaadata. Ma proovin enda poolt võtta siis mitte rohkem kui 15 minutit, teha sellise põgusa ülevaate ja sissejuhatuse ja ülejäänud aja jätta siis meie ettevõtjatele ja investoritele, kes on paneelis ja pärast saavad minna teemaga süvitsi ja võtta konkreetseid küsimusi arutamiseks. Küll aga minu meelest, mida ma näen, et kogu selle startupide ja suurettevõtete koostöö teema kajastamisel on see pilt tihti hästi ühele poole kaldu. Ehk siis nähakse pigem seda kasu, mida saavad suurettevõtted või suurorganisatsioonid startupidega koostöötamisest, millist kasu, aga see nii-öelda teine pool, et milline on kasu alustavatele ettevõtetele ja natuke tahaplaanile. Et startupidel on õnnestunud endale tekitada selline, ütleme siis, tugevate innovaatorite kuvand ja maine, justkui kõik radikaalsed ja turgu muutvad uued tehnoloogilised lahendused, tooted, teenused, ärimudelid tuleksid ainult startupidest. Startupilik mõtte ja tegutsemisviis on see, mis selliseid innovatsiooni võimalusi tekitab ja suurettevõtetele on jäänud pigem selline, ütleme siis, võib-olla järgija roll ja neil jääb üle siis justkui startupidest eeskuju võtta, neid samu printsiipe oma töös rakendada ja proovida siis tänu sellele konkurentsis püsida, aga et kindlasti nii see ei ole. Et alati on see koostöö kahepoolne ja need kasud ja ütleme, et see koostöö üldse saaks sündida, kindlasti peab olema selles mõttes kasulik mõlemale poolele, nii et vaatakski täna natukene sisse rohkem sinna teise suunda siis, et kuidas on suurettevõtted kasulikud võiksid olla või kuidas nad saaksid aidata alustavatel ettevõtetel kiiremini kasvada. Ja ma käiks võib-olla need võimalikud kasud üle ja siis lähevad panelistid juba süvitsi. Ehk siis üks võimalusi võib-olla ka kõige rohkem või kõige populaarsem ja enim teatud selliseid koostööformaate või võimalusi, mida alustavad ettevõtted saavad suurorganisatsioonidega koos teha, on oma toodet või teenust katsetada ja valideerida. Ütleme siis suurettevõtte kui kliendi peal, aga see ei pruugi olla ainult selline roll suurettevõttel, vaid võib-olla ka, kui tegu on lahendusega, mis on mõeldud näiteks nii-öelda eraklientidele kasutamiseks, siis selle konkreetse suurettevõtte kliendibaas on siis see, kes saab seda testija ja valideerija rolli täita. Ehk siis see sisend, mida tootearendusse saab selle katsetamise valideerimise käigus suurettevõtte enda poolt anda, on startupile äärmiselt vajalik ja põhimõtteliselt järgib ühte põhilist nii-öelda startupiliku tegutsemisviisi põhimõtet, et kogu toote arendustsükli jooksul algusest lõpuni see nii-öelda kliendiga katsetamise ja kliendi peal valideerimise ja kliendi tagasiside saamise tsükkel käiks hästi pidevalt ja korduvalt. Teine võimalik nii-öelda väärtus sellest omavahelisest koostööst puudutab ka ühte nii-öelda startupiliku toimimisviisi, ühte põhiprintsiipi, mis tähendab, et startup nii-öelda definitsiooni poolest on selline ettevõte, kes tegutseb hästi piiratud ressurssidega. See tähendab nii raha kui inimesi tihti ja see tähendabki seda, et tavaliselt on startupil selline suhteliselt kindel ette määratud aeg, mille jooksul ta siis peab jõudma oma väärtuspakkumise ja oma toote või teenusega nii-öelda ära tabada või tunnetada selle turu väärtuse või turul valitseva vajaduse ja oma siis väärtuspakkumise sinna vastu klapitada, et siis saada edasi võimalus kiireks kasvamiseks, skaleerumiseks või siis tuleb minna hingusele või siis võtta ette täielik suunamuudatus oma äritegevuses. Ehk siis igasugused täiendavad ressursid, mida startupil on võimalik oma tootearendusse kaasata suurettevõtte kaasabil,
on see siis raha või inimesed või ka mingid muud vahendid, näiteks kas või mingid riistvaralised lahendused prototüüpimiseks, on startupile väga teretulnud ja suur abivahend selles protsessis. Jällegi rääkides sellest samast piiratud ressursside olustikust tegutsemisest, siis üks nendest ressurssidest on ka kindlasti inimesed ehk siis kompetentsid, ekspertiis, oskusteave. Kõik selline, mis startupile tihti, ütleme siis vajalikus või soovitud koguses jääb kättesaamatuks. Just sellepärast, et alguses ei ole raha nii palju ja iga konkreetse tegevuse või funktsiooni jaoks eraldi inimesi vajalikus koguses palgata ei ole võib-olla võimalik. Ja ongi, et meeskonnaliikmed tegutsevad tihti natuke sellises kriimsilmalikus funktsioonis, et kõik teevad natuke kõike või teevad seda, mida hetkel vaja on kõige rohkem. Et siis igasugune meeskonna täiendus väljastpoolt ettevõtet võimaldab siis seda kasvu ja arengu kõverat oluliselt kiirendada ja võimendada. Jällegi startupi kasvuambitsioonid, et kui ambitsioon on kasvada mitte võib-olla paarkümmend protsenti aastas, vaid paar korda või 10 korda aasta jooksul, siis kogu see müügitegevus ja kiire, ütleme siis juurdepääs uutele klientide leidmine, müük, uute turgudele vallutamine, uutele turgudele sisenemine on jällegi, ütleme, koostöös suurettevõttega seda tehes ja kasutades ära suurettevõtte olemasolevaid kliendibaasi ja ütleme siis ka, eriti kui on tegu näiteks rahvusvahelise ettevõttega, kes geograafiliselt asub erinevatel turgudel ja on esindatud mitmes regioonis, et põhimõtteliselt muudab selle müügiteekonna nagu ütleme siis metsateest võib-olla kiirteeks. Ja see võimaldab siis seda nii-öelda kiiret, tõhusat ja võimendatud kasvustrateegiat. Tihtipeale selle sama ütleme siis testimise, valideerimise, katsetamise tulemusena ja ühisarenduse tulemusena, mida startup oma tootearenduses suurettevõttega saab teha. Selle tulemusena saab ettevõtte endale esimese maksva kliendi, mis siis ühest küljest jällegi võimaldab selle sisse tuleva rahavoo näol täiendada startupil kasutada olevat rahalist ressurssi, et oma kasvu ja arendustegevust jätkata või siis laiendada. Ja teisalt kindlasti on selline esimese maksva kliendi leidmine hästi suureks abiks järgmiste maksvate klientide leidmisel. Et iseäranis, kui tegu on sellise usaldusväärse maineka tuntud ettevõttega, et siis nii-öelda referentskliendi omamine võimaldab startupil kindlasti leida palju lihtsamalt järgmiseid kliente, aga kindlasti ka koostööpartnereid suurettevõtete hulgas. Kontaktid ja võrgustik tundub selline hästi lihtne ja loogiline väärtus ja teema ja startupid kindlasti nii-öelda startup ökosüsteemis tegutsedes omavad juba suurel hulgal kontakte ja on osa sellest võrgustikust, küll aga korporatiivmaailm on tihtipeale midagi muud. Ja need kontaktid ja need suhted, mis seal toimivad, ei ole kindlasti need samad, mis toimivad startup ökosüsteemis, et kindlasti on seal osaliselt kattuvust, kokkupuutepunkte, aga need kontaktid, ütleme just korporatiivmaailmas ja teiste suurettevõtete kontaktid ja referentsid, mis alustav ettevõte saaks näiteks ühe suurettevõtte käest, on kindlasti väga oluliseks täienduseks sellele, mis tal endal juba olemas on. Rahaline investeering on samuti üks selline, ütleme siis selline, mille poole enamus startup'e ütleme siis püüdlevad ja oma tegevust alustades arvestavad raha kaasamisega mingil hetkel oma äritegevuses. Lihtsalt selline, ütleme, investeerimisvõimalus suurettevõtte poolt on midagi alternatiivina, ütleme siis riskikapitali kaasamisele natukene erinev. Et võib eeldada, et suurettevõtte startupi investeerides võimaldab ilmselt või on, ütleme, väiksema kasumi ootusega mõnevõrra, kui seda oleks riskikapitalist.
See samas võib kaasa tuua ka siis selle, et võib-olla see investori roll ei pruugi olla nii passiivne, aga sellel on ka selles mõttes positiivne pool, et kui startup nii-öelda vajab või ootab nagu kaasa rääkimist, mõtlemist, panustamist ka investori poolt oma äritegevusse, arengutegevusse, siis see on selline investeering, kust seda võib oodata. Nii et see on kindlasti üks alternatiiv raha kaasamiseks, mis siis täidab ära selle nii-öelda rahalise ressursi vajaduse ja annab siis äri arendamiseks jälle täiendava aja. Ja kindlasti usaldusväärsus ja parem maine nii-öelda kokkuvõttes üldse, et omades koostööpartnerina või kliendina mõnda suurt tuntud hea mainega organisatsiooni, et see on justkui kvaliteedi või märk või garantiiga siis startupile, et tema toode või teenus on usaldusväärne, ilmselt suure potentsiaaliga ja aitab siis avada uksi alustavale ettevõttele nii müügis kui koostöösuhete rajamisel, äri arendamisel edaspidi. Et kiiresti sissejuhatuseks sellised kasud või võimalikud väärtused sai välja toodud, millises formaadis nüüd seda koostööd teha, milline see koostöö vormistatuna oleks, neid variante on loomulikult ka hästi palju. Nende väärtuste ülevaatamisel mõned neist said juba läbi käidud, ehk siis, et kõik see, mis puudutab seda ühisarendust, testimist, valideerimist ja katsetamist on üks pool, rahaline panustamine teine pool, investeerimine, ettevõtete ülesostmine, aga võib-olla natukene sellised, mis esimese hooga pähe ei tule ja mis võib-olla ei ole ka veel nii palju rakendamisel, koguvad veel populaarsust, on siis erinevatel ühisüritustel koos osalemine, näiteks häkatonid, erinevad konkursid, mis aitavad, ütleme siis alustaval ettevõttel ja suurettevõttel esiteks esimesi kontakte luua, üksteisega tuttavaks saada, teatud formaadis ka võib-olla koostööd nii-öelda proovida või testida, enne kui see koostöö nii-öelda suuremas mahus ette võtta. Ehk siis, et selline ühine tiimitöö näiteks häkatoni raames pakub selleks väga head võimalust. Iduettevõtetele erinevate tugiteenuste pakkumine ja sealhulgas ütleme selline vastastikune, antud kontekstis siis pigem ütleme suurettevõtte pädevate ekspertide ja kogenud siis töötajate mentorlus või coachimine startupidele on näiteks üks võimalik formaat, kus siis need suurettevõttes eksperdid on näiteks startupi nõukogus nõuandvas rollis või panustavad siis kuidagi muus formaadis selle startupi nii-öelda mentordamisse, arengusse. Ja loomulikult erinevad startup programmid, kus siis suurettevõtted saavad kas osaleda neis kuidagi rahaliselt panustada või siis teha ettevõtte siseselt kas kiirendeid, inkubaatoreid ja ütleme siis nii-öelda väliste startupidega koostöö testimise ja toodete arendamise kõrval tegelikult proovida kasvatada neid startup'e ka enda ettevõtte siseselt. Nii et see pakub selles mõttes mõlemaid võimalusi ja loomulikult neid koostööformaate saab omavahel vabalt kombineerida ja need võivad esineda ka mitmes vormis korraga. Ja see valik sõltub siis sellest koostöö eesmärgist ja kummagi poole ootustest. Ja kui nüüd ettevõtjatena kuulata kõike seda, mis ma rääkisin ja tundub, et tahaks nendest võimalustest rohkem teada saada ja võib-olla neid ka proovida, siis jah, üks võimalus loomulikult on alustava ettevõtjana proovida seda kõike teha üksinda, pöörduda erinevate suurorganisatsioonide ettevõtete poole, käia, koputada uksele ja proovida siis õige kontakt üles leida. Teine võimalus, võib-olla lihtsam ja kiirem võimalus on siis kasutada selliste ettevõtluse tugiteenuste ja toetajate abi, nagu näiteks on Tehnopol. Ja meil konkreetselt on siis näiteks Tehnopoli ja SEB poolt asutatud innovatsiooniliidrite klubi, mis nüüd lõpetab esimest hooaega tegutsemist sel kevadel. Sügisel alustasime, kus meil ongi liikmeteks siis just suurorganisatsioonid, suurettevõtted Eestist, et näete nende logosid seal ekraanil. Ja teiselt poolt meil on siis liikmeteks ka startupid ja kogu selle klubi tegevuse üks selline laiemaid eesmärke
ja suuremaid sihte ongi tegelikult selliseid koostööprojekte, koostööformaate tutvustada ja rohkem neid koostööprojekte tekitada ja neid osapooli omavahel siis kokku viia. Nii et kellel huvi tekkis, kindlasti minge vaadake veebilehelt rohkem juurde, infot võtke ühendust ja ootame siis nii startup'e kui suuri ettevõtteid enda poole pöörduma. Aga ma omalt poolt lõpetaksingi selle hästi põgusa sissejuhatusega ja annaksin siis sõna teema jätkamiseks meie ettevõtjatele ja investoritele. Aitäh! Tere tulemast tagasi, mina olen endiselt Martin Koroško ja Tehnopoli äriarendusjuht. Ja ma tänan Kadi Villersit, kes tegi väga hea sissekande tänasesse viimasesse arutelupaneeli. Et olgugi küll, et viimane, ma luban teile, et see on absoluutselt selle aasta Melt Innovatsioonifoorumi kõige parem paneel. Ja põhjus on hästi lihtne, et me hakkame rääkima esiteks hästi põneval teemal. Me räägime sellest, kuidas startupid saaksid koostöös suurettevõtetega ja avaliku sektoriga kiirendada oma kasvu, kuidas seda fakti või väidet mõõdab või kraadib investor. Ja me räägime ka sellest, kuidas startupid saaksid minna globaalsetele turgudele, kasutades siis selliseid korporatsioone hüppelauana. Ja täna on selleks minuga liitunud hästi lugupeetud paneel. Ja siin paneelis on siis esindatud kõik need vaated, mida ma kirjeldasin, et meil on olemas 2 startup ettevõtjat, nüüd juba vist scale-up ettevõtted. Tere Henri, Hepta Airborne, tere Andres, tervisetehnoloogia ettevõtte Cognius. Meil on olemas investorvaade, tere tulemast Andrus ja Tera Ventures. Ja meil on olemas ka suurettevõtte vaade, tere tulemast NetGroup ja Siim Lepis. Tervitus! Nii, aga teeme otsa lahti, et millega NetGroup tänapäeval üldse tegeleb ja mida, Siim, sina teed NetGroupis? Ja, NetGroup on ärikonsultatsioonide ja tarkvaraarendus-ettevõte ja me ei tee lihtsalt seda, mida sa tellid, vaid me üritame su äri probleemi välja selgitada ja sellest siis teha vastava lahenduse. Ja kui need üldjuhul on sellised rätsepa lahendused, mida me teeme, siis minu roll innovatsioonijuhina NetGroupis on leida selliseid võimalusi, kuidas need rätsepa lahendustest kasvatada välja uus ükssarvik Eesti jaoks. Et meil on mõned sellised ettevõtted juba tehtud ja me jõuame sellesse veel ja minna täna sisse ja nii mõnedki on tegemisel. Okay. Ehk siis sina lubad Eestile ühe lisa ükssarviku? Ja tuleb. Ja kui ei tule, siis tööleping lõpeb? Siis läheb veel aega. Okay. Henri, sina oled vedanud ja juhtinud kaua sellist startup ettevõtet nagu Hepta Airborne. Millega see tegeleb? Ja, Hepta tegeleb siis elektrivõrkude analüüsimisega, ehk siis me tuvastame defekte katki läinud elektrivõrkudest, et selleks, et elektrivõrgu operaatoritel kulud ei ulatuks tuhandetesse, miljonitesse ja meil kodudes elektri püsiks. Ja me loome siis selleks tarkvara, mis võimaldab seda tööd automaatselt ära teha. Aitäh. Andrus, sina oled, ma arvan, üks esimesi investoreid, kellega ma üldse tuttavaks sain. Millega sa praegu tegeled? Ikka seda sama asja, jah, et olen Tera Venturesi üks asutajatest ja partner, investeerime varase faasi, seemne faasi startupidesse ja püüame neid kõiki oma ressurssidega siis võimalikult palju aidata. Et mis siin selles vestluses vast selline oluline asjaolu on jah see, et meie fondis on päris mitu sellist korporatsiooni, kes on investeeritud ja kes ühtlasi on huvitatud tegema siis nii-öelda otse tehinguid, nii kommertskoostööd kui ka investeeringuid nii meie portfelli ettevõtetesse kui ka laiemalt dealflow ettevõtetesse. Et tegelikult nad on sellise nagu ökosüsteemi vaatevinklist huvitavad. Aitäh. Andres, tervisetehnoloogia ettevõte ja Cognius. Millega Cognius tegeleb? No meil on digitervis, et põhimõtteliselt on 2 sellist põhitoodet. Üks on siis välja kasvanud meie kunagistest rehabilitatsioonilahendustest. On välisturgudel on SpeakDX. Eestis on ta kõneravi.ee nimel, mida kasutab siis kuskil 400 kooli, lasteaeda, haiglat ja muud asutust kõnehäirete raviks ja siis ka nii-öelda logopeedide vähesuse vastu võitlemiseks. Ja siis teine on Coners, mis põhimõtteliselt rohkem kliinilises keskkonnas annab edasi õendustegevusjuhiseid paremini, kompaktsemalt ja selle läbi siis suurendab patsiendi turvalisust, õdede enesekindlust
vähendab haiglale sisuliselt välditavaid kulusid ehk ravi varieeruvust ja mingites osades need kaks toodet toimivad ka omavahel, aga jah, 10 aastat oleme seda juba teinud. Väga äge. Aga hakkame siis pihta, et võtame kohe esimese sellise obvious teema letti, et startup ettevõtted ikkagi klassikalises mõttes kiiresti ja agiilselt kasvavad globaalsetele turgudele. Aga siin paneelis siis mõlemad startup ettevõtted on kahjuks valinud oma target grupiks või segmendiks, kus sellist esimest müüki või kasvu nagu tehakse just nimelt suured organisatsioonid, korporatsioonid või siis avaliku sektori organisatsioonid. Et kuidas see teil läinud on, Henri? Kuidas sinu müügitsükkel on kujunenud ja kuidas sinu käive on kasvanud kõige selle juures? Tuleb tunnistada, et müügitsüklid on kindlasti pikad. Et müügitsüklid võtavad päris palju ressurssi meie väikselt siis müügimeeskonnalt. Et selles mõttes me oleme hästi palju rõhku pannud tegelikult pigem suhete loomisele, pigem olles ka konsultandid ja nii-öelda usaldusisikud nendele ettevõtetele, et see rõhk on just sellele, et hästi palju see nii-öelda ärilt ärile või ärilt nii-öelda suurele ärile müük on just selline, kus ma ütlen, ongi suhete loomine, eks, et on business to human nii-öelda või human to human. Ja siin on just see, kus need hästi pikaaegsed suhted ka aitavad ja kus tegelikult lõpuks see kasutegur on ka selles, et kuigi see müügitsükkel on pikk, siis lõpuks, kui see klient ka nii-öelda pühendub sinule, eks, et siis tegelikult need samad pikad suhted ka kestavad terve selle nii-öelda elutsükli. Et seal on nii-öelda nii plusspoole kui miinuspooli ja võib-olla üks asi, mis ma veel nagu välja tooksin, et kuidas meie nagu läheneme oma klientidele, me tegelikult väikese nii-öelda Ida-Euroopa pisikese startupina, kes võib-olla tahab Saksamaa gigandile nii-öelda ligi pääseda, eks, et siis lihtsalt need ukse taga kraapides me väga kaugele ei jõua. Et me oleme väga palju esimesed aastad pannud rõhku sellele, et luua üles selliseid partnersuhteid ettevõtete ja organisatsioonidega, kes võiksid olla nii-öelda strateegilised partnerid, kellega koos on meil ühine huvi siis nii-öelda nende kliente ja meie ühiseid kliente siis teenindada ja sealhulgas loomulikult kõik need nii-öelda advisory boardi loomised, inimesed, kes on vastavas valdkonnas kõneisikud, kellel on need suhted olemas, et me saaksime kiiresti ja kergesti selle suure organisatsiooni ukse taha õige inimese juurde. Okay. Andres, kuidas sinul see, ütleme, kliendisegment välja kujunes, et täna te teetegi suurorganisatsioonidega, sealhulgas avaliku sektoriga tihedat koostööd, et kas see juhtus nii, oli see teie strateegia või proovisite kõik segmendid läbi ja maandusite sinna? No meil on jah, mitu sellist võib-olla ringi või tsüklit läbi tehtud, et üks oli jah see, et me lähenesime kohe nii-öelda haiglatele või raviasutustele. Kõigepealt sellise poolvilkuva tootega ka veel, mis muidugi meditsiinisektoris ei ole nagu mõistlik, kus on niikuinii usaldus ja kõik muu hästi oluline. Aga nüüd me oleme liikunud tegelikult ka rohkem selliste nagu, näiteks kui me võtame mingisuguseid suuri meditsiini tarnijaid, nagu Philipsid ja nii edasi, et saada ka nagu nende integreeritud nende mingisuguse tooteportfelliga, kus meie siis loome lisaväärtust. Kuskil 3-4 aastat tagasi me tegelikult kaardistasime nende roadmapi hästi detailselt koos nendega ja seal tulid ka sellised valged kohad välja, mis ei ole nagu nende jaoks huvitavad. Meie jaoks oli see core tegevus ja siis oligi seal umbes näiteks 3 toodet, et millega me võiksime lihtsasti liidestuda. Ja üks näide sellest on siis see, et kui pandeemia nii-öelda peale hakkas, siis Philips saatiski maailma haiglatele välja sellise nagu outreach'i, et oma partneritest, kes koos nendega siis pakuvad midagi sellise pandeemia leviku tõkestamiseks või haiglas töö parandamiseks, meie GoNurse toode seda ka teeb, et siis nii-öelda channel partner. Aga see, kuidas seda suhet nagu luua ja alustada, see on tõesti pikk ja seal neid momente on nagu mitmeid, kus see võib katki minna, et näiteks võtmeinimene vahetab töökohta kas või korporatsiooni sees, siis tasub vist esimesel või 3. kohtumisel küsida ta käest, et kas sa nagu kavatsed selles liinis pikalt töötada selles Philipsis näiteks. Et meil on nagu seda ette tulnud, aga teistpidi jälle, kui sa oled kogu aeg nende jaoks olemas ja sinu endaga midagi ei juhtu, siis see nende usaldust sinu suhtes ikkagi kasvatab. Ükskõik, kui need inimesed võivad seal vahetuda, et meil on ka sellest positiivne kogemus. Sorry, te olete kindlasti mõõtnud ka seda, et kui pikk teil selline keskmine müügitsükkel on, Henri, mis teil umbes tuleb kokku? Keskmine on 10-12 kuud. Palju kognusel? USA esimese haigla me saime umbes sellise 6-kuulise tutvumise järel, aga see soojale ei kestnud väga pikalt.
võib-olla seal on ka mingi korrelatsioon, aga siis Philipsiga on nüüd kuskil 2,5 aastat on 2,5 aastat. kommertslepingu draftini näiteks. Jah, väga muljetavaldav. Andrus, sa oled näinud tõenäoliselt siis, ma arvan, tuhandeid ja tuhandeid startup ettevõtteid, kellel on business to consumer ja business to business ja kindlasti ka business to corporate või selline corporate ärimudel või kliendisegment valitud, et kuidas sa suhtud sellistesse prospektidesse või ettevõtetesse, kes prognoosivad sellist müügitsüklit näiteks aasta kanti ja tulevad sellist varajase faasi kapitali kaasama? Jah, et ta on üks murekoht kindlasti, aga see on selline hallatav risk võib-olla jah, et kui see nagu toode ja tiim on ise huvitav ja me näeme nagu sellist laiemat visiooni seal taustal, et see ei ole kindlasti selline lõplik komistuskivi ja kui rääkida nagu üldisemalt investoritest kui sellistest, et tegelikult on olemas sellised investorid, kes spetsiifiliselt sihivadki selliseid startup'e ja saavad sellest riskist aru ja suudavad aidata selliseid startup'e, et see ei ole mingi selline ületamatu probleem. Kas teie jaoks sellised ettevõtted on target grupp või need on pigem ei kvalifitseeru väga hästi teraviisi mõttes? Kindlasti kvalifitseeruvad, et me kindlasti lihtsalt sellel põhjusel, et nad sellele grupile müüvad, et me ei jäta neid vaatamata absoluutselt. Okay. Siim, sina oled innovatsioonijuht, et sinu ülesanne, ma saan aru, ongi see, et kui ikkagi startup uksele koputab, siis sina lähed teed ukse lahti, eks. Et kuidas teie maja puhul on, et kui te, sa mainisid küll seda, et te teete ka sellist sise spin-off programme, kas on teie ainus fookus või kui tuleb näiteks teie juurde startup, kes tahab teiega käivitada koostööd või tahab teiega sellist kliendisuhet püsti panna, et kuidas te nendesse suhtute, et on tülikad, ebamugavad, teete teie 12 kuu asemel 6 ajaga otsuse ära või kuidas teil töö käib? Otsused kindlasti NetGroupis tehakse päris kiiresti. Eriti siis, kui on aru saada, kus see klient ja kus see probleem on. Tihti võib-olla startupidel on see alles otsimine või on lahendus, mis otsib probleemi, et siis on nagu keerulisem ja pikaajalisem see, eks. Kui ma enne NetGroupi olin SEB pangas innovatsioonijuht ja siis oli küll neid meil olid eraldi programmid selle jaoks, et kuidas me neid startupidega kohtumisi läbi viime efektiivselt ja mingite tulemusteni ka jõuame, et seal muidugi oli sellist munakana probleemi, et kui sa oled küpse ettevõte ja tahad osta mingit teenust, et siis sa tahaks, et see teenus oleks valmis, mitte hakata nende esimeseks võib-olla kliendiks, on ju. Et mulle tundub, et kui sa oled startupi kingades, et siis sa peaksid teadlikult valima oma selle suuruse, kliendi suuruse, kes on valmis sinu varajase faasi mõtet veel ära ostma. Või siis mingisuguse, sul võiks see suhe kliendiga, esimese kliendiga võiks ideaalis olemas olla, siis oleks kõige... Et ennem tuleb ikkagi referents kuskilt mujalt saada, et siis on nagu lihtsam korporatsiooni juurde tulla. Kusjuures NetGroupi enda ühe spin-offiga oli sarnane lugu, et me hakkasime, Eestis tegime Imatra Elektriga koos nii-öelda utilities billing and CRM süsteemi ehk kõik energia ja muu sellise taristu ettevõtted saavad oma klientidega paremini suhelda läbi meie süsteemi. Ja siis me hakkasime sellega Soome minema. Soomes esialgu kõik need suuremad energiafirmad ütlesid, et näidake meile paar maksvat klienti ette, et siis me räägime edasi. Ja esimene, kelleni me siis jõudsime, oli hoopis üks startup, kes tahtis minna sinna energiaturgu raputama. See ei olnud mingi väga suure summaga leping alguses, aga me mõtlesime, et okei, me läheme koos startupiga uuele turule ja hakkame seda turgu raputama koos. Saime sealt numbrid üles ja see tekitas huvi nendest teistest suurklientides ostmise suhtes. Nii et see suhe võib päris nagu mitut pidi olla. Mulle tundub, et viimasel ajal on suurettevõtted kuidagi rohkem avatavamaks muutunud, eks, et seal on väga paljudel on käivitunud sellised majasisesed kasvuprogrammid, et võetaksegi startup'e sisse, menetletakse, tehakse kiireid liigutusi. Natuke on tekkimas ka sellist vähemalt huvi, sellise corporate VC või riskikapitali tekkeks ka, et suurettevõtted on kohati valmis lisaks sellele ressursile panustama ka rahaliselt ettevõtetesse, millesse nad usuvad. Et kuidas teie kogemus on, et Henri, sina vist ei ole üheski corporate programmis osalenud ja sa ei ole ka, aga sa oled vist kaasanud natuke Äriveri kapitali suurorganisatsioonilt, et kuidas see sinu äristrateegiaga joondub, et oli see mõistlik mõte? Mina usun, et jaa, et see strateegiline partner, kes tegelikult meie puhul on samamoodi suur ettevõte, kes meisse investeerib, et
ta meie jaoks mingis mõttes nagu jaotuskanal, et aitab meil kiiremini saada nende samade suurte ettevõtete ukse taha. Ta lisab päris palju sellist usaldusväärsust ja tegelikult ma näen, et ta lisab ka usaldusväärsust teistele nii-öelda professionaalsetele finantsinvestoritele ja riskiinvestoritele, sest et strateegiline partner tegelikult usub sellesse tootesse ja väga nii-öelda prominentne strateegiline partner. Et küll, aga siin on kindlasti alati on kohta, et üks asi, mida ma ütleks, et kogemusest, sest mul ei ole õnneks seda halba kogemust sellega, mida ma soovitaks vältida reeglina pigem, või üldiselt, et strateegiline investor tõenäoliselt ei ole parim juhtima näiteks ringi, olla juhtinvestor. Et seal ma kindlasti kasutaksin nii-öelda professionaalseid investoreid, kes teavad, kuidas seda teha. Selle tõttu läheb sul kindlasti kõik see nii-öelda suhtlus investoritega, kõik need ringi sulgemised ja osanike vahelised lepingud ja kõik need asjad lähevad oluliselt orgaanilisemalt kui see, et kui panna nii-öelda strateegiline investor kõike seda vedama, kes tegelikult igapäevaselt sellega ei tegele. Aga põhimõtteliselt, kui sa kaasad ikkagi selle kapitali ära, sa võib-olla ei saa väga tarka juhtimist, aga sa saad ikkagi eluaegse kliendi. Jah, ma ei saa tarka juhtimist nagu selles investori suhete mõttes, aga ma saan väga targa sellise, kus ma ütlen, nõuandja, eks, ja sellise delegaadi ja sellise, ongi teiste klientide ja kuidas sektoris toimetada ja teiste klientide ette jõuda ja nii edasi, et selles osas ma saan tegelikult väga targa, ma ütleks sellise konsultandi või mentori. Andres, kuidas teil, et teie olete ka osalenud sellistes programmides või olete teinud lähemalt suurte korpadega koostööd, et mis kogemus teil on selliste? No jah, et me oleme teinud tegelikult USA-s ühe kiirendiprogrammi kõigepealt juba praktiliselt rubla ajal ja siis Philipsiga tegelikult ka, et 3 aastat tagasi selline konkreetne, nende siis Philips Healthworks on neil see nii-öelda väljapoole suunatud initsiatiiv. Jah, ja sealt tegelikult need suhted olid meil juba varem mingil kujul, aga sealt ta sai siis sellise nagu hoo sisse. Et põhimõtteliselt jah, et Philipsi osas meie oleme nagu, nad ise kutsuvad meid internally preferred vendor, mis tähendab siis seda, et selleks, et Philipsi tiimid erinevad, neil on neid sadu, või siis nende kliendid omakorda meiega koostööd teeks, siis ei ole vaja mingit due diligence'i enam teha, et see käib nagu automaatsemalt. Teistpidi nagu selles sektoris jälle, et meil võib see staatus olla, aga parem meie puhul on see, et meil on see staatus kõikide suurte, näiteks ka Siemens ja Metronicu ja GE-ga näiteks, kui see, et kui Philips näiteks kas või väikse tiketi paneb, siis see tegelikult praktiliselt teeb meid nagu teiste jaoks üsna toksiliseks, sellepärast, et see korporatsioon reeglina otsib neid startup'e ikkagi selleks, et mingitki edge'i saada. Et nende näiteks tooted on hästi sarnased turul. Igal ühel on seal 1/3 turust. Nad otsivad seda edge'i selleks, et mingis osas erineda ja tõenäoliselt G ei pruugi sulle alati kliendiks tulla, kui sulle Philips on näiteks juba investeerinud. Et seda tuleb ka vaadata. Et kui nad osalevad muidugi parim on see, nagu mida kunagi vist General Magic üritas, et võtame kõikidelt elektroonikatootjatelt mõned miljonid ja siis teeme seda tabletit, mis neil oli, aga see läks ka vastu seina lõpuks. Okay. Andrus, teie olete teinud CVC või corporate sellise investor võimekusega siis koostööd. Ma saan aru, et millised kogemused teil on olnud ja kuidas sina üldse laiemalt nagu näed seda trendi, et täna justkui nagu korporatsioonid otsivad ärivõimalusi, teevadki seda võib-olla 2 liini pidi, et käivitavad enda programme, teevad süstemaatilist skautimist, aga on ka lihtsalt selliseid nagu investor või fonde nagu kujunemas ja corporate'ide juurde. Et kuidas te näete seda trendi mõttes ja kuidas te näete selliste fondide suhet klassikalise riskikapitalifondiga või VC-fondiga? Ja meil on päris palju kogemusi, et minu enda jaoks isiklikult see algas tegelikult sellega, et Rakuten ostis FitzMe ära minu portfelli ettevõtte ja investeeris Lingvisti, et müügitsükli mõttes need tehingud olid tegelikult selline esmane commitment tekkis nagu väga kiiresti ja mingi natuke rohkem kui poole aastaga olid mõlemad tehtud, et päris suured tehingud, eks ole. Tegelikult on võimalik suuri tehinguid ja suurte korporatsioonidega teha suhteliselt kiiresti, et eks see on selline kogemuse küsimus ka, et kui sa oled enne teinud, et siis oskad leida neid õigeid inimesi, kellega rääkida ja nii edasi, aga jah, et see on just tegelikult selline trend, mis on jõudmas Eestisse alles, et mujal maailmas on see päris pikalt juba kestnud, et korporatsioonid püüavad erinevatel moodustel olla sellele startup maailmale lähemal, eks ole, et nad algusid tegelikult sellest, et nad alustasid hilisema faasi fondidesse investeerimisega ja peamine mõte on alati see, et näha nagu sellest
fondist läbi ühtlasi, et näha, mis seal startup maailmas tegelikult toimib. Aga jah, nad on isegi kuni kiirenditeni täna jõudnud, et ja noh, päris palju on seda siin Eestis näha, et sellised Skandinaavia korporatsioonid on ka meie fondis esindatud ja väga märkimisväärselt on meil 2 olulist Jaapani investorit ja 3 USA investorit ja me kõigiga tegelikult jagame ka ühtlasi deal flow'd, et see selline selle tähendus nagu ökosüsteemi jaoks on päris mitmekesine, et me reaalselt saame palju rohkem aidata kui ainult iseenda raha või iseenda tiim, et me saame reaalselt tekitada suhteid enda LP-dega, et ja meil on paljud neist ühinesid siin üsna hiljuti meie fondi investeeringuna, aga esimene tehing on tegelikult tehtud, et see üks neist USA investoritest, Perot Jane, et nad investeerisid koos meiega siis Ten Linesi, mis on päris oluliselt võitnud Tehnopolist. Tehnopol oli esimene klient Ten Linesil. Just nimelt. Ja ma arvan et see trend kindlasti jätkub ja kui me mõtleme nagu siin selle kohaliku ökosüsteemi raames, et arusaadavalt see meie selline startup kogukond on ennast väga tugevalt tõestanud, et tõepoolest sellid, kes lähevad ja muudavad maailma, eks ole, et tegelikult on kõigil mõistlik olla neile lähemal ja nende käest õppida ja nendega koos teha asju, et tegelikult on olemas koostöömudeleid, eks ole, et tuleb lihtsalt tegeleda sellega. Ma küsin ühe niisuguse kiire jätkuka ka, ja siis annan kohe Siimule ka sõna, aga ütleme, et sellisel suurettevõttel, näiteks Siimul on parasjagu seal teatud hulk raha, selline kaunis priske kohver, eks, ja siis on vaja see kuidagi nagu tootma panna ja seda investeerida, et kas mõistlikum on seda hakata tegema kuidagi ise, ehk siis nagu leides neid prospekte, sündikeerides seda raha teiste riskikapitalifondidega, äriinglitega, nii edasi, või on võib-olla selline kuulikindlam variant osaleda lihtsalt sellise klassikalise LP-na ja tulla sellisesse fondi sisse, kus see strateegia tundub nagu ühtivat. Et kuidas sul, Andrus, kogemus on? Ma arvan, et nagu sõltub huvidest, sõltub võimalustest. Meil on konkreetne toode, mida meie pakume, eks ole, me usume sellesse, aga alternatiivsed võimalused on ka kõik olemas, eks ole. Ja ma arvan, et nagu kõik see, mis viimase 10 aasta jooksul on juhtunud, et väga palju erinevaid uusi tooteid, väga palju erinevaid uusi koostöövõimalusi on tekkinud, see kindlasti jätkub ka edaspidi, et Et soovitust ei ole kindlat, et olge pange siin. Kuna mul on konkreetne toode, siis see on ka ühtlasi konkreetne soovitus. Ma annan Hendrile korra kiirelt sõna. Ma võin seal lihtsalt sellegi täiendada meie startupina, et oleme pigem tihti valinud või eelistanud seda, kui on siis partner on strateegiline investor, kes investeerib mingisuguse professionaalse investori fondi ja siis me saame selle sama professionaalse juhtimise investorite poolt ja samal ajal me saame selle strateegilise investori. Et võrreldes sellega, kui strateegiline investor investeerib otse. Et seal võibki tekkida igasuguseid konflikte ja äristrateegiates, need võivad hakata tulevikus takistama sul mingisuguseid arenguid, eks, ja nii edasi, et selles mõttes meie tegelikult oleme eelistanud küll seda teed, kus vahel oleks näiteks Tera sarnane investor, eks. Nii, et sa lähed ikkagi fondi juurde, küsid, et laduge oma LP-de list lahti ja siis ma nüüd vaatan, et kas ma võtan selle raha või võtan. Just. Väga äge. Aga Siim, kuidas teil on, et kas teil on, ma saan aru, kujunenud ka selline majasisene programm, et kuidas te siis võimendate spin-offide teket ja kasvu? Kuidas teil see programm disainitud on ja mis väärtus see siis loob nendele prospektidele maja sees? Ja mis teie ambitsioon on, et kas te tahate lennutada neid spin-off'e globaalsetele turgudele või te tahate, et nad lahendaks teie ettevõtte sees mingid mured ära ja siis see pannakse kinni? Kliendikäive on ikka kõige magusam ja kõige väärtuslikum kasvu jaoks ka. Et nagu ma ütlesin, üks on meil välja spinnitud juba mõned aastad tagasi, teine on spinnimisel sel aastal, teeme keha ära juba, nii kui natuke oleme rääkinud, on Trobicon investoreid juba näidanud välja huvi. Toetame ise loomulikult oma raha ja kliendibaasiga ka. Ja ma arvan, et üks keha aastas, üks ettevõtte aastas on selline realistlik ambitsioon. Selle jaoks, et see ettevõtte tekkida saaks,
peame talle leidma mingid maksvad kliendid, aru saama, et see ärimudel võiks skaleeruda ka teiste seas. Et meil on jah, nii varajas on selliseid, kus on inimesel on idee, lai idee, püüame seda kitsamaks ajama, nagu traditsiooniline, nagu Kiirendi üritab teha. Siis on neid, kus meil on mingi tehnoloogiline lahendus koos kliendiga valmis tehtud, siis otsime, kus sektorites see lahendus võiks paremini skaleeruda, aga on ka neid, kus me konkreetselt teeme näiteks investeerimisfondidele tarkvara, mis aitab nende investorite raha turvalisena hoida, et keegi neid kuskile valesti ära ei paigutaks ja et kõik oleks kogu aeg ilus ja kena ja kasumlik. Sellist, see usaldusäri on see, mida me sel aastal eraldi ettevõtteks teeme. Okei. Üks oluline hirm või vähemalt hirm, mida mainitakse väga palju, ma ei usu, et see päriselus realiseerib väga tihti, on kahtlemata see, et kuna me Tehnopolis oleme ka viinud väga palju kokku startup suurettevõtetega, et sellist ühisarendusmomenti tekitada, et siis kardetakse nagu seda, et vaat, et niipea kui ma korporatsiooni juurde lähen, et niipea ma olen selline nagu just kui hästi halvas seisukorras, mul tõenäoliselt nagu võetakse see IP lõpuks käest ära, korpo hakkab seda kommertsialiseerima ja ma olen nagu kõigest ilma. Et Henri, kui relevantne probleem see tegelikult on, et sa teed koostööd suurettevõtetega, et on püüdnud sult IP-d ära võtta või sind ära osta? Meil kusjuures arendustööde osas nagu selles mõttes selline kogemus puudub, et ma ei oska nagu kogemuse pealt väga kaasa rääkida, et kindlasti tõenäoliselt oht on olemas, eks see on selline ootuste ja samamoodi nagu ütleme, suur ettevõte startupile due diligence'i peab startup vastupidi tegema, eks, ja kõik ootused peavad olema nagu esimesest päevast hästi joondatud. Et aga üldiselt mul tundub pigem täna need koostööd, mida meie teeme suurettevõtetega, et siis nad ei taha nagu konkureerida, et jah, sul võib tulevikus olla see võimalik nagu M&A, mis ei ole tihti startupi mõttes halb variant, eks, et pikemas tulevikus. Aga pigem otsitakse seda nagu avatud innovatsiooni, eks, et nad teavad, et nad ise ei ole nii agiilsed ja nii kiired ja nad tahavad koostööd teha startupidega, et ma pigem üldiselt nagu kardaks seda vähem, aga kindlasti ei tasu olla liiga naiivne. Okei. Lisaks selle mõtte, et see on palju nagu kultuurist kinni, et kas sa saad aru, kuidas seal see otsustamine käib ja kuidas see mõtlemine käib ja kuidas need väärtushinnangud on, et see võib väga palju varieeruda ka sarnases sektoris, on ju, aga sa saad selle üsna kiiresti paari kohtumisega tegelikult aru, kuidas need inimesed mõtlevad ja kas see ettevõtte DNA võiks olla midagi, mis sinu jaoks on õige. Ta võib olla ka samamoodi see on otsustamise kiirus, kas see otsustamise kiirus sinu jaoks on üldse kuidagi okei või see on või liiga pikaajaline, siis sa tead sellest lähtuvalt ennast prioritiseerida, et sa mõtled hulga nagu asju välja, mille järgi sa hindad seda suure ettevõtet enda jaoks. Okei. Andres, ma küsin sinu käest ka, et kuidas sul tunnetus on, et ei ole keegi tahtnud midagi pihta panna või on keegi tahtnud sind ära osta? Jah, et põhimõtteliselt näiteks meil on üks kogemus on küll sellest, kus me ei jõudnud koos loodud IP osas ühe USA haiglaketiga siis nagu kokkuleppele, et mis see väärtus või kuidas seda väärtust jagada. Ja see koostöö sinna ka lõppes. Teistpidi jällegi, meie puhul ongi need suured Philipsi-laadsed ettevõtted, et seal on tegelikult üsna selge, et kui me toome selle Philipsi näite, seal on umbes aastas on 1000 umbes sisemist projekti uute toodete algatamiseks või väljaarendamiseks. Ja nad filtreerivad, seal on kuskil 3-4 filtrit, lõpuks jääb 6-7 alles. Et see juba, et sul on võimalus mingisuguse 3 erineva tiimiga näiteks 3 aastat rääkida, siis tähendab seda, et sa võib-olla ei ole selle 6-7 hulgas, sa oled seal selle ülejäänud 993 hulgas, aga nad ikkagi räägivad sinuga nii, et sa oled nagu elujõuline selle ideena ja tihti on ka niimoodi, et maja seest leitakse mingeid vanu briife, kus on umbes sarnaseid asju nagu mõeldud, aga nad on jäänud kuskile ja siis need elustatakse, kui sinu championil on seal selles suures organisatsioonis piisavalt sellist krediiti, siis tegelikult see, et ta varem kõrvale jäeti nagu väga palju ei loe, et meie näitel oli, meie tõime sinna need hääljuhitavad tegevusjuhendid on haiglasse, et tegelikult oligi, et kellelgi oli 3 aastat tagasi võib-olla sarnane mõte olnud, et nüüd koos teeme seda nagu ära. Okay. Andrus, sinu jaoks see vist on hea uudis, et kui tuleb ikka üks korporate ja ütleb, et ma ostan nüüd teie portfellis või ettevõtte välja, et selle nimel te ju tööd teetegi. Kui palju seda tegelikult juhtunud on teie portfelliga? Meil on 9 exitit kõik
kõik nad on seotud ülevõtjatega, mitte IPO-dega siiamaani veel jah, et see on alati audis, kus muidugi hinnatasemes, eks ole. Okei. Kuulge, aga aeg sai kahjuks jube kiiresti otsa, et ma tänan teid tulemast ja osalemast, et ma loodan, et teil oli huvitav, minul vähemalt oli huvitav, väga lahe insight oli. Ja väga palju mõtteid, mida tahaks veel jagada, kui keegi hakkas meeldima, otsige LinkedInist üles ja kirjutage. Ja just, teeme seda ka. Aga nüüd me peame Meltil hakkama otsast joont alla tõmbama, et ma usun, et ka teie nautisite seda viimast paneeli ja õige pea saate minna nautima ka suve. Aitäh!